läksime. Ja siin praegu Narva väga hästi tegi Bruni vastu 1-1 ära. Kas pääseb? Ja on võimalus, kas tuleb löök? Tuleb löök. Ja aga Nõmm on raske ületada praegu. Kuressaare otsib siit tegelikult seda Jürisoo ruumi siin määres ja praegu Jürisoo väga hea liini taha jooks. Sööt ka super, kas Jürisoo keerab vasakule, otsib keskele ja ei tule. Milline tõrje praegu. Ja viib tagasi. Ja vahelt sööt otse Poljakovile. Kas Keero lööb? Opa! Posti! Ja läheb kusjuures külje auti see pall postist. Ei lähe väravahi lahti lõiks. Aga vot praegu selline hea sutsakas sinna liinide vahele. Narva mängija võtab 1-1, tuleb sisse. Ja hästi FO, kas tuleb uus võimalus ja opa! Tiimis löök! Ja ikka täitsa pikalt vaadatakse seda momenti praegu. No nii, kohtunik läheb. Ei lähegi vaatama, vaid kindel faktiline. Vaatame, tuleb. Opa, otse värava ette, kas on võimalus? Tuleb löök! Ui, kui hea reaktsiooni tõrje Bareiko poolt. Danil Bareiko. No nii, kahe võitluses jääb Rõivas peale ja leiab söödu, kas tuleb Andero Kivi posti! Aga rünnak jätkub. Rõivas ei ole. Jürisoo. Oi. Rõivas sepp hästi, ikkagi võitles selle ääres, siin paremal ääres selle olukorra välja ja tuleb vasakust ääres, kas pall leiab keskele, Keero tuleb vastu, oi, mis tõrje! Aga löök ka suurepärane praegu täpselt see vaade, kus mina olin, no nii täpselt alla nurka, aga Nõmm. Ja kohtunik lõpetabki peale seda olukorda mänguvile ära. Narva mängijad, paar tükki istuvad pikali, kuremängijad ka põlvedel. FC Kuressaare võistkonnast. Et selline väga võrdne tasavägine mäng, et kuidas sa enda sõnadega kokku võtaksid sinu vaatevinklist, kuidas täna läks? Jah, kindlasti oli võrdne mäng ja kindlasti oli mõlema poolt oli raske. Ma arvan, et kõrvalt vaadates oli näha, et täna oli raske mäng ja ma ütleks, et tiik on täna õiglane, et natuke tahaksin ise täna vastutuse võtta, et oli paar päris head võimalust, et ei ole Andre. Ja, nõus, et sul võimalus oli küll, aga kui vaatad eelmist mängu, siis sa olid väravate lainel ikka väga kasuks oma tiimile. Aga küsiks sellise nurga alt mänguplaan, et Narva Trans andis pigem vähemalt kõrvalt vaadates initsiatiivi teie kätte, et kuidas teil olete seda harjutanud või kuidas te suhtusite sellesse, et te saite rohkem palliga täna mängida? Jaa, tundus küll, et me saime päris palju palli vallata täna. Et ma arvan, et me oleks pidanud ilma pallita rohkem liikumisi tegema liini taha just, et ma arvan, et sellest ei täna puudu. Oleks rohkem liikumisi teha, liini taha maha jookse teinud, oleks rohkem ruumi tekkinud ja oleks rohkem võimalust tulnud ja siis võib-olla oleks mängu tulemas teine. Okei, suurepärane kokkuvõtte Andere poolt, aitäh sulle ja edu järgmisteks mängudeks. Nii, tere German. Küsisin ka Anderolt sama küsimuse, küsin nüüd sinu käest, et selline väga tasavägine mäng kõrvalt vaatajana, aga kuidas see sinu vaatevinklist ja võistkonna poolt tundus? Mulle tundus, et me ikkagi kontrollisime natukene rohkem mängu ja eriti esimesel poolel need viimased 15 minti. Et kahjuks ka lõime, aga vist kätte läks palli, et selles mõttes olid need võimalused, mis pidime realiseerida, aga Kuressaare oli ka võimalus päris hea, et õnneks nad ei saanud lüüa sisse, aga üldplaanis ma arvan, et kontrollisime mängu ja panime päris okei surve. Et lihtsalt realiseerimine jäi natukene taha. Nõus. Kui võtta mänguplaani, et kas see oli treenerite poolt ja teie poolt kohe algne plaan anda natuke vähemalt kõrvaltvaatajana, tundus, et Kuressaarele lubasite mängu alguses vähemalt 30 minutit palli rohkem vallata, et kas see oli taktikaline pool või lihtsalt mängu jooksul tekkis selline tunne? Ma ei ütleks, et oli selline plaan, lihtsalt oli huvitav vaadata, mis nad edasi hakkavad tegema, et et vallasite seal palli tagantpool, aga mis edasi? Oligi diagonaal pall ja selle palli pärast nad üritasid võita, et õnneks ma arvan, me suht hästi saime hakkama sellega ja ongi need söödud, mis läksid liinide vahel, õnneks nad läksid hästi ja sealt hakkasid tegema
hakkasid tulema need variantid ka nagu, et natukene all mängisime, natukene üleval pool, et lihtne ka ei olnud nagu suht selline temperatuur oli ka nagu korralik nagu soe, et ei ole lihtne jah. Aga kokkuvõttes tegelikult väga võrdne tulemus ja mõlemad ehk jääte rahule. Aitäh sulle, German, ja edu järgmisteks mängudeks! Aitäh teile ka, nägemist!